joostes, hüpates, keksides. Ja kord, see oli küll hästi ammu, sa sellel teel ära eksisid. Sellel teel sa oled hõigates käinud. See tee nii tihti su rõõme on näinud. Sel teel sul saatjaks olnud on ka tusk, kui kõik oma lõigod endasse usk. Sellel teel oled sõbrale vanda andnud, oled vihastanud ja andeks andnud. Seda teed oled käinud, kui vahvras on vaske ja õunapul õuntekoorma on raske. Seda teed oled sumanud pehmes umes, kui puud ja põõsed on härmases imes. Oled kõndinud seal, kui haljenda gaas ja Pärnapuu õietolmu on maas. Ja nüüd su koolitee lõppeski ära. Kas tõesti juba oledki värav ja ometi tahaksid tuttaval teel sa ikka edasi kõndida veel? Mõne hetke pärast kõlab Kätlini omaloominguline muusikapala Väike linnuke taevas.
austatud lõpetajad, vanemad, külalised, õpetajad, sõbrad. Ongi kätte jõudnud see aeg, kus sellises olekus, kus te olete koos, räägin teiega viimast korda. Ma loodan küll, et siis, kui te tulete vilistajatena, on teid ka alati täpselt nii palju, aga alati pruugib see siiski õnne. Ma usun, et te ise päriselt ei märka seda, mida aeg on teile teinud. Enamik teist tulid siia kooli 12 aastat tagasi, 1. septembril. Osa aga kuskil teises koolis, teile kodule lähemal, kodusemal. Aga ma usun, et täna on ka see kool teile väga kodus, sest te olete siia ennast jätnud viimase 3 aastat. Aeg tõttab jättes märke, mis ei pruugi olla meile täna päriselt arusaamine. Ja tihti on nii, et teised näevad neid paremini kui meie. Ma usun niimoodi, et oli selline aeg, kus te üldse ei märganud, et teiega toimub muutus. Siis te hakkasite pärast seda ühte kui teist märkama oma klassikaaslaste peale. Ja uskuge mind, varsti tuleb see aeg, kus te saate üksteisega kokku ja näete, kui palju keegi on muutunud. Ja ma võin teile lubada, et juhtub ka teiega nii, nagu paljudega, kes on enne teid lõpetanud, et te tulete siia koolimajja, tervitate oma õpetajat, tema küsib teiega. Vabanda, ütle mulle, kes ta on. Sest et teie muutute, õpetajad jäävad. Ja teie näete neid klassi poolt vaadates kindlasti rohkem, kui õpetaja vaadates klassi näete teid kõik. Ma pean teile ütlema, et te olete olnud üks tore lend, õige mitmes mõttes. Esiteks selles mõttes, et teil on olnud teil on olnud sellist kindlameelsust ja jäärapärast, nii mõnigi kord on õpetajad seda halvaks pidanud. Hiljem on selgunud, et teisi pidanud. Teis on loominguvõimest. Kindlasti need 3 inimest, kes siin enne mind esinesid, olid selle sikud. Aga ma usun, et tegelikult see looming on selles lennus laiemalt sees. Igatahes arvan niimoodi, et teie järeltulijatel, kes järgmisel aastal algkurumis on ja klassid tagapool, on teist midagi. Ja küllap te seda olete ka tahtnud. Ma arvan vähem. Teie tee gümnaasiumi lõputunnistuseni on loomulikult olnud raske. See peabki niimoodi olema. Ja ta on raske sellepärast, et siiani te pidite tegema seda, mida otsustasid ja mõtlesid teised teie eest. Ja nii mõnigi kord tuli teil üle huulte, et milleks seda vaja, me tahame midagi muud. Praegu, kui te olete siia lavale tulnud gümnaasiumi õpilastena ja lahkute lavalt vilistlastena, siis pärast seda, kui te olete siit läinud, on kõik valitud teie enda. Tõsi, te võite taas sattuda olukorda, kus öeldakse teile mõnda asja ette, et nii on õige, aga ometi on teil endil seal otsustada väga palju. Ja ma tahaksin teile soovida seda, et te oskaksite otsustada, oskaksite kõigepealt aru saada, millal on aeg teil otsustada ja millal on aeg selle veega kaasa voolata, mis niikuinii ajamees voolab. Ja kui te olete võtnud otsustada, siis tehke oma otsus, olge sellega rahul ka siis, kui teile võib-olla hetke pärast võib paista päris õige ei olnud, sest ennast on alati raske hulgama. Ma tahaksin väga loota, et te ei pea seda kunagi tegema. Ja teades teie
tulemusi, mida te saavutate riigieksamil. Ütleks ma nii, et igalühel teist on oma tee ees. Osa võivad siin lava peal rõõmsalt muheleda, et sai ära lõppu. Teised jälle mõtlevad niimoodi, mis võiks olla see järgmine samm, mis oleks õige. Kindlasti need muhelejad ka mõtlevad seda omal moel ja ma usun, et teil kõigil õnnestub oma tee leida selliselt, et kui te 5 aasta pärast, umbes nii saab olema meie esimene suurem kokkutulek, tulete, siis te ütlete, teil on hästi läinud. Ma tahaks seda väga kuulda. Aga nüüd on mul teile edasi anda üks tervitus telegramm. Selle on saatnud meile Torma vallavalitsus. Ma tean, et siin on silmas peetud ühte lõpetajat eelkõige, aga see on siiski teile kõik. Ja ma loeksin selle ette. Võta aega sõbraliseks. See on õnne tee. Võta aega unistamiseks. Nii rakendad tähe oma vankri. Võta aega armastada ja olla armas. See on Jumalate eesmärk. Võta aega teiste jaoks. Päev on liiga lühike, et olla isekus. Võta aega naermiseks. See on hingemuusika. Ja kõik see kokku on inglise lõpetussõna. Õnnitleme teid lõpetajad, ilusaid sekundeid, minuteid, tunde, päevi ja aastaid. Torma vallavalitsus. Ma usun, et teiega ei ole mitte ainult Torma ja Tartu vallavalitsus, vaid teiega on teie kodud, teie koduvallad, igast kahjuks tund, sest kodud olete teid alati. Armsad vanemad, ma tänan teid selle eest, et te olete aidanud meid ja eelkõige oma lapsi, et nad võiksid täna nautida seda hetke, mida aeg neile täna on määranud. Nimelt saada siin lõputunnistus just selliste tulemustega, nagu neil on õnnestunud. Ja ma usun, et teie käite nendega ühte sammu ikka ja jälle edasi. Meie õpetajad, kes me siia maha jäänud, me mõtleme südames selle lennu peale ja meile on meelde jäänud loomulikult ainult teada. Ja kui mõni halb asi tuleb, siis ta nüüd tuleb juba koos sellise naljaka killu uutest oludest. Sellepärast, et ikka on nii, et elud on nii ühte kui teist, aga head asjad jäävad. Ja ma tahaksin omast poolt kõiki neid sõpru ja toetajaid, kes meiega täna siin on, ka täna teiegi osa on olnud see, et need inimesed võiksid olla rõõmsad iga päev ja muu hulgas ka täna. Aitäh, tänan tähelepanu. Järgnevalt soovib teid tervitada Tartu vallavalitsuse poolt härra Aivar Toom. Väga austatud lõpetajad, vanemad, õpetajad, külalised. Täna nendes kõnedes on selline jooksev teema olnud tee ja mul on tunne, et ma peaksin seda tee-teemat jätkama, et siis ta ilusti lõpuni välja jookseks. Võib-olla kõigepealt ma tahaks tõesti tänada vanemad, õpetajaid selle eest, et nad omal ajal on need noored inimesed õpetanud tee peal kõndima, hoidnud neil käest kinni, kui nad on kukkunud, aidanud püsti, aidanud leida teed. Tihti on sinna teede peale tulnud ristmikke, mitmesse võimalusse minna, paremale, vasakule. Te olete aidanud leida selle õige tee, on mindud jälle edasi, vaadatud, et see tee ei oleks liiga lai ega väga liiga kitsas. Siis on vahepeal tulnud juurde õpetajad, õpetanud, kuidas tee peal käituda, mida märgata vahepeal teed, millised liiklusmärgid seal peaks olema, kui kiiresti seal liikuda.
see on siiamaani olnud. Teil on olnud tugi vanemate näol, õpetajate näol, kuid täna olete te jõudnud ühele suurele ristmikule. Need teid on lõpmatu palju. Ja kõige kurvem siin asja juures on see, et kõik need inimesed, kes siin sellest ristmikust üle enam ei astu. Täna on teile antud kõik selleks, et te peate ise nende miljonite teede hulgas valima õige. Et see teel oleks parajalt lai, seal oleks parajalt palju pikkust, ta oleks sillutatud kas asfaldiga, betooniga või kruusaga. Selle peate te ise valima. Aga ma tahaks, et kui te valiksite selle tee, et see valik oleks ka õige siis, kui on möödunud sellest valikust väga palju aastaid. Ja kui te selle tee peal käite, ärge kunagi unustage seda teed, mida mööda te olete varem käinud. Et te leiaksite tagasi teed oma vanemate juurde, et te ei põletaks ära neid sildu, millest te omal ajal olete üle käinud. Et te ei unustaks seda teed, kus elasid ema ja isa, vanavana. Ja seda teed, kus oli koolimaa. Võib-olla see koolimaja tõesti ei juhtu nii tihti kui vanemate juurde. Aga siia ta tulla. Siin on teie sõbrad, nendega, kellega koos sai kunagi jutumärkis kõllusi tehtud. Ka neid tasub tulla vaatama, neid sõpru. Võib-olla neid sõpru siia kokku kandma tulla vaatamas, kes kasutasid teist teed. Või võib-olla, kes valisid väga lühikese teed. Aga ükskõik, mis te ka seal tee peal ei teeks, ärge unustage neid, kes seal tee peal vahepeal seisma jäävad. Kes on võib-olla pikali puhkunud, kes on teist aeglasemad. Leidke nende jaoks alati mingi hea sõna. Aidake neid püsti. Andke nende piltlikult juua, kui nad seda tahavad. Sest alati võib ka juhtuda see, et ka teie komistate selle tee peal. Siis oleks hea, kui keegi tuleb, sest mööda läheb ega teid aidata. Ja nähke sellel kahel pool teed seda, mida teil vaja näha on. Ja saage aru sellest, mis ümber teie toimub. Nii et täna on see aeg, kus on omaette vaja teed mööda käia. Nii et ma arvan, et kõik need, kes täna siinpool on, hoiavad pöiad teile selle eest, et te leiaksite oma valikute hulgast õige tee ja olgu see tee teile õnnelik. Et kui ükskord väga pikkade aastate pärast tee hakkab otsa saama, võiksite öelda, jah, ma leidsin õige. Aitäh! Nüüd me oleme jõudmas nii kaugele, et anda teile üle lõputunnistused ja sinna juurde käivad kingitused. Ma paluksin endale appi Anneli Kumari ja vallapuhted kingitused annab Vallamäe teile üle. Õppenõukogu otsusega number 338 21. juunist 2005 antakse gümnaasiumi lõputunnistus järgmistele õpilastele. 12. reaalklass. Kiituskirjaga õpetab gümnaasiumi muusikas, kunstiõpetuses ning autoõpetuses Kaspar Kalm. Tarmo Kallim. Kiituskiri kunstiõpetuses. Indrek Kelm.
kiituskiri muusikas ja kehalises kasvatuses Leila Leebe. Kiituskiri kunstiõpetuses Argo Luide. Kooli lõpetab hõbemedaliga Kaarel Melk. Pensioni Hansapanga poolt annab üle Jaanika Kreela. Ja sel kevadel toetab Hansapank stipendiumiga ligi 1000 maakooli. See, milliseks meie ühiskond kujuneb, sõltub paljuski just tänastest õpetajatest. Oluline on mitte kaotada oma isikutega. Loovus ja vabadus oma mõtteid ja tundeid kasulikult rakendada saab tulla vaid teiste endist. Võime olla endale avatud, sõltub ainult teiste endist. Kõik on võimalik. Täna stardite kõik võrdselt ühisele stardipakul. Uusi tulemusi näeme aastate peale. Hansapank hoiab teile kõigile üle. Kiituskiri kehalises kasvatuses Gunnar Merila. Mikk Mölder. Kiituskiri ajaloos, kunstiõpetuses, muusikas ja kehalises kasvatuses Triinu Nõu. Kiituskiri tehnika ajaloos, kunstis, muusikas ja kehalises kasvatuses Annela Orav. Kiituskiri kehalises kasvatuses Martin Pärtelpoeg.
kiituskiri kehalises kasvatuses Rainer Kodimaa. Kiituskiri kehalises kasvatuses Rando Rosenthal. Kiituskiri kunstis, muusikas ja kehalises kasvatuses Ave Sadam. Alav Sadam. Madis Siim. Imre Tamme. Kiituskiri tehnika ajaloos Janek Tiganen. Indrek Tõluvere. Martin Veedler. Urmo Pilk. Ja palume siia nende klassijuhataja, õpetaja Marje Kaarde.
Kiituskiri geograafias, keemias ja muusikas. Liina Järve. Kiituskiri keemias. Kätlin Kukk. Kersti Kõllo. Kiituskiri keemias. Jaagup Lepp. Kiituskiri ajakirjanduses ja muusikas. Kadri Norm. Pille Otti. Leemet Prits. Kristiina Tammoja. Kiituskiri keemias. Mari-Liit Tihemets.
meedia klassijuhataja, õpetaja Maimu Kukke. Kallid lõpetajad, ka meil on teile midagi omalt poolt öelda. Iga vend on eelmisest erinev ja meenub aastategi pärast oma omapära ja šarmiga. Meediaklassi üheks suureks plussiks ja eripäraks oli kindlasti musikaalsus. Kuigi lõpuklassis oli neid saavutustest ainult 13, suutsid nad kõik edukalt lõpetada. Reaalklass on lähteühisgümnaasiumis tuntud kui tugeva spordiklassina, kes samas oskas ka väga vingelt pidutseda ja seda tihtipeale varajaste hommikutundideni. Pidutsemise suhtes ei jäänud alla ka meediaklass ja see ongi selle lennu sügiseid jooni. Kokku moodustasite üsna vastandliku, kuid siiski väga huvitava lennu. Teeb me teanud ka sinule midagi lõpetajatele varuks? Jah, on küll, aga sa vaikida võid. Vaikki kui või jääda saa, mu sõnu ei kuule sa veel. Ja vaikki kui või kaasa, mu hääl, mis sind saatma jääb teel. Kuulata vaid, kui tahad, siis sinuni jõuda võib see. Ja vaiki või kaasa, mu hääl, mis sind saatma jääb teel. Mu laulud elavad su sees kui eilsed ajad, mis tänaseni kostab sinu sees. Ja kui sa praegu tunned, et sa mind ei vaja, siis tea, et kõik on alles alguses. Vaikuse hääl on valus, kui kelluke hele ja hell. Sa vaikid või ma palun, sest vaikne on hääl kellasel. Mu laulud elavad sus veel kui eilsed ajad, mis tänaseni kostab sinu sees. Ja kui sa praegu
kenad olete täna. Vaatan teid ja mõtlen nagu äsja õige puhkenud puu. Aga tagasi meenutades, gümnaasiumiaeg on teil kohe seljaga jäämas. Meie 3-aastane koostöö on olnud üks suur enda tõestamine, vaidlemine, eneseõigustamine, tohutu suur lubamine, lubaduste jagamine, tihti seistes selg päikese poole ja nii nähes ainult enda varju, aga selles koostöös on palju kordamine olnud ja selles koostöös on ka usaldust. Liialt sageli tulid ette käepõlvist. Ja nii tuligi minul teid avastada kommunikatsioonisüsteemi, mis osutus tihti küllaltki käänumiseks võitlevaks. Enamusel teist on 2 erinevat mina. Üks, mida ma defineeriksin mina varjupoolena, teile tuttav, ma ei saa, ma ei viitsi, ma ei taha, ma ei oska, mul on õppimata. Aga seda teist mina, mis iseloomustab teid uudishimulike, ettevõtlike, väga võimekate, ka haavatavate noorte inimestena, seda te püüdsite kiivalt peita, aeg-ajalt enda salmu suruda. Teie suur osa jõust kulub mõtlemisele, muretsemisele, mis teised teist arvavad. Kas teid hinnatakse, kas teid arvestatakse? Julgege lahti lasta oma minakeskusest teljest, uskuge nii teisele teie maailmale. Suutke vaadata endast kaugemale ja kõrgemale. Ärge vaadake niipidega, püüdke tabada musta. Ka mina jõuan ajani, siis teen. Kõigil asjadel on määratud aeg. Ja aeg on igal soovil päikeseaeg. Aeg on istutada, aeg on üles kitkuda, mis on istutatud. Aeg on nutta, aeg on naerda. Aeg on kaelustada ja kaelustamises teine olla. Aeg on otsida ja aeg on lasta kaotsi. Aeg on hoida ja aeg on ära visata. Aeg on lõhki käristada ja aeg on kokku õmmelda. Aeg on olla noor. Täna on see aeg, kus teist on kohe saamas lähte ühisgümnaasiumi vilistlased. On aeg hüvasti jätta, õigemini kohtumiseni öelda. Lugupeetud lapsevanemad, julgustage, toetage oma lapsi, et nad väga ei tormaks. Sihid, mida nad teadlikult või alateadlikult taotlevad, on saadud ju nendelt, kelle keskel nad elavad ja keda nemad arvestavad. Teie teate nende vajadusi, nad veel vajavad. Väga austatud kolleegid, sügav kummardus teile. Aitäh. Õnnestunud eksami tulemused on ju teie tööl. Mitte ainult nemad ei tunne täna vabanemist, ka meie tunneme seda, sest raske koorem on seljas visata. Ja veel, lugupeetud õpetajad. Inimene ei ole muu, et ühte kohta paigale jääda, see võib tähendada tammumist. Julgege riskida, teha teisiti, võib-olla isegi paremini. Mis siis, kui see tähendab sinu jaoks mingit kaotust, millest ei loobumist? Edu teile! Ma väga loodan ja väga usun, et selle vilja ei osutu munaalist. Aitäh! Lastevanemate poolt saab sõna Käti ema proua Tiia Väinola.
Mine mikrofoni juurde. Tule see. Ei, mikrofoni juurde. Inimene on õnnelik, kui ta on tee, mida mööda ta kõnnib, kui ta on täht, mille poole ta püüdleb ja kui ta on unistused, mille täitumiseks ta elab. Ma ei saa öelda, ma ütlen seega vahele. 4 või 5 aastat tagasi oli märksõnaks lend ja siis nii toredasti Tiit Eelmaa ütles, et nii kui oleks nagu lennukolledži lõpetamine ja täna on märksõnaks tee. Kuna ma olen lapsevanem, ma arvan, et ma võin öelda kallid lapsed, sest lastest jääbki vanematele elulõpuni. Ma arvan, et tasub teha lühidalt selles mõttes, et Tartus on pikk. Ma tahan öelda, et jääbki alati iseendaks, olge toeks teistele ja mul on tunne, et need lapsed, kes siin lõpetavad, on saanud väga headeks sõpradeks ja ärge oma sõpru kunagi unustage. Suur tänu tervele kooliperele, kõigile õpetajatele, kes on teid nii heast kui halvast aidanud, nii vedele kui paksu läbi vedanud, et te siia olete jõudnud ja te olete tublid olnud. Ja suur tänu ka lastevanematele, sest kui ei ole kodu toeks, eriti neile lastele, kes käivad siia kaugel, siis ei oleks te ka kindlasti selliste tulemusteni jõudnud. Ja lõpetuseks, miks tsiteerida alati klassikuid? Mul on varuks teile üks väikene jutt. See ei ole küll kevadine või suvine, aga ma arvan, et oma mõtteterade siit leiate. On hilissuvi, kogu ümbrus näeb välja pisut väsinuna, kurnatuna pikast imekaamist suvest. Taevasse kerkib aeglaselt tumehalli pilvemüür, tuul tugevneb, on oodata äikest. Kaua olen püüdnud aru saada, mis minuga toimub. Just nüüd mõistan, et minu hinges valitseb samasugune seisu nagu hetkel minu ümber. Seisan keset veel kolendavat hilja välja ja piiden ümbrust. Kõik tundub väga tuttavana, kuid ometi pole ma seda kunagi varem nõnda näinud. Põllud, metsad, teed, isegi kodumaja, kõik see näib teistsugune. Oleksin justkui kogu oma eelneva elu poolkinniste silmadega käinud ning nüüd, seesama hetkel mu silmad justkui avanevad. Kodu ei näi enam lihtsalt majana, vaid hoopis millegi muuna, mille hoopis tähtsama ja vajalikumana, kui ta seda seni oli. Metsad, põllud ja teed pole justkui need, mis alati, vaid hoopis midagi muud, millel on tähendus. Tähendus selle sõna kõige sügavamas mõttes. See lõik on minu hinges, sügaval hinges. Seisan keset välja ega julge liituda, kartes, et see selgus, mille nüüd samas leidsin, kaob. Samas mõistan, et see, mida hinges tallel hoiab, ei saa niisama lihtsalt kaduda. Vaatan veel kord üle kõik, milleni pilk ulatub, otse kui soovides selle igaveseks märgu jätta ning lähen. Tunnen, kuidas juba üsna jahe tuuleilm minust läbi kihutab, tuues kaasa hilissuvise kõige omasemaid lõhnu, küpsete õunte, vanaema hapukurkide ja äsja korjatud viljade lõhna. Proovin meeleheitlikult ka kõike seda märgu talletada, otse kui kartes kogetud mitte enam kogeda. Jõuan teele, kus veel vaevu on valgusi näe. Seisan ja vaatan hetkeks tagasi. Sinine pilvemüür jääb nüüd juba selja taha ja ees pilveb päike. Nii tunnen ma hetkel ka oma hinges. Tunnen, et tulevik tõotab tulla parem. Selle tundmusega astun edasi, sirge selja, kindla meelega, ise uskudes, et õnn algab homme. Soovin teile kõigile palju õnne, et te leiaksite oma õnne selle lõpuks. Kui on veel sõnasoovijaid, siis palun. Lõpetajad, kallid sõbrad, nüüd on teie kord. No nii, Kats, nüüd olen meie käsi. Jah, kui meie käsi paikses on õigus,
kes meedia nende hakkab nüüd oma otsi kokku tõmbama. Meie 3 aastat Lähti imedemaal on nüüd läbi saanud. Ilmselt ei jää meie klassis kooli ajalukku kui kõige kokkuhoidva ja õpetajate lemmikooli klass. Aga siis oli meie klassi lahendusliigi. Jah, näiteks koosneb meie klass ju laululindudest. Ainuke vahe on selles, et kes julgeb laulda aulas ja kes laulab kodus dussi all. Sa ei laula? No kaits sellise häälega mul küll laulma ei hakka. Tegelikult on meil tore klass ja kuigi Leenet võttas paltsimaga ja ausalt ei suuda oma paberist loobuda, oleme suutnud neid säratada ka naisel kui mina. Minu olete toredad kaaslased olnud. Kahju on minna ja jätta sõbrad. Siin on palju asju juhtunud, mis on meid tähendanud. Kas või Kats mäletad, 10. klassis teadsin mina sinust vaid sinu nime. Õpetajate poole. Kallid õpetajad, me jätame teile enda klassi poolt korvi, et need kirju lilled meenutaksid teile meie kirjut klassi mööda Eesti, nagu me kokku tulime. Jätame selle teile siia kooli. Nüüd on aeg võtta klapid peast ja mitte vaadata vaid enda ette, vaid kõike meid ümbritsevat. Suure täht teile kõigile, kes tõlgu meie kõva, meie vanemad, õpetajad, kandid sõbrad. Tere päeva! Seal kohe veel mahugi kohe siia ette, et 2 korda käima. Lugupeetud direktor, õpetajad ja kallid vanemad. Arvatavasti tuleb teile tuttav ette tsitaat, mõttes saavad teod ja tegudes saatus. Meie saatus määravad teod algasid 16. aprillil kirjandiga ja lõpevad täna siin tunnistuste kättesaamisega. On ju selge, et kui eksami tulemus oli väga hea, oli see eelkõige meie endi töö, aga kui läks halvasti, siis üldi õpetajad seegi. Praeguseks on esmased emotsioonid haitunud ja meie ees on saali täis. Vaid saalis inimesi, kellel võlgime väga suured tänud. Kalli vanemad, arvan, et teil on püütud aastaid varem tehtud teest sõnadest tänu vabandada, kuid tegelikult on see võimatu. On aeg teid austama ja teie õpetussõnadega arvestama hakata, kuid samas ärge lootke seda, sest teie muret ja tingimusi õigesti hindama hakkame ikkagi alles siis, kui meil omal lapsed ja istun siin teie asemel. Palju toredaid mälestusi koolis seostuvad algklassidega, kus õpetajateks olid Mari Saaviku ja Ene Änilanem. Oleme tänulikud, et teil jätkus tahtmist nii mängimiseks kui ka õigel hetkel kõrvast sikutamiseks. Ja siis annaks üle väikse lilleõie. Meie pärast kulutanud praegused klassijuhatajad, vaatamata sellele, et olime läbi aegade kõige rumalamad ja laisemad, jõudsime ikkagi siia, et võtta vastu lõputunnistused. Täname oma kannatlikku ja mõistvat klassijuhatajad Varje Kaart, kes nüüd igati motiveeritud ja kes oma tööd silmatorkavalt hoolikalt teeb.
suur tänu teile ja kui teil on vahel raske, siis teadke, et igal inimesel ei ole õnne teha nii tänuväärset tööd. Suur aitäh! Õpetajate poolt veel ühed südamlikud sõnad. Laul Mu süda oled sa. Suurin
päikest ei juhita keegi taevalaele, ta tõuseb ise. Tuult ei lükka keegi lendama, ta läheb ise ujutama. Kõiki tähti ei kaeta mobiilidega, nad kiirgavad ise oma südame ja silmatulevaga. Nende päikeste, tuulte ja tähtedega lähed tihti kaasa. Et leida oma vaimule tuge suurele peateele minekuks. Sellega on Lähteühisgümnaasiumi 43. lennu lõpuaktus lõppenud. Õnnitlemine toimub kooli ees ja pildistamine samuti. Palju õnne teile, lõpetajad!